mina olen Naistelehe veebitoimetaja Sandra ja ma lähen kohe üles sinna selle kraana peale või siis lähen proovin omal nahal järele, mis tähendab õhtusöök taevas. Ehk siis täna saab Dinner in the Sky oma avalöögi. Et tulge kaasa, vaadake seda elamust. Nad tegid enne proovi tõstmist, ma nägin. Õhku läheb, alla tuli ka. Seal oli üks mees peal, ma ei tea, mis suhtub kui mees sinna peale. Ilm lubas igatahes ilusaks minna. Dinner in the Sky esitleb Breakfast in the Store. Põhimõtteliselt te olete vist enam-vähem aru saanud, kuhu te tulnud olete, on Dinner in the Sky juubeli tähistamine. See tähendab, et Dinner in the Sky sai 10 aastat tegutsemist. Et see pidu korralikult kohe ka õige hea pauguga lahti tõmmata, siis ma paluks siia sommelier Rideri, kes näitab ette, kuidas tehakse seda kõige legemat partitrikki. Eks sa lööd noaga selle korgi pealt ära, ma olen alati tahtis õppida. Ja vaadake, et ta seletab teile ära ja 11 saab seda kohe ka päriselt teha, kes tahab. Teeme täna siis joogi lahti Prantsuse oma, Prantsuse moodi, ta alguses Prantsuse ratsaväest, kus mõõgaga lahti löödist aega lahti korkida. Teeme seda lahti sellise komitiivvähendus. Mõõgaga. See ei ole terav, see on lüli otsaga. Põhimõte on see, pudel on kokku sulatatud ja ta jookseb selline liitekoht mõlemalt poolt. Tuleb vaadata, et see liitekoht oleks sirge, otse, ega ta jookseks need paralleelselt 2 tükki. Oht on see, et ta võib siis ära murduda ebavahelikuks. Ma võtan pärast selle maha teil siit, aga idea lihtne asend, kus on niimoodi kindlam mööda pudelijoont. Mitte niimoodi, see lõpeb väga halvasti, vaid niimoodi. Palju õnne Dinner in the Sky! Ma ei tea, ma istusin selle ääre peale, vaata. Ja kõik ütlesid, et see on kõige õudsam koht. Ai, siia või? Ai. See pannakse raksidesse rakmetesse. Teele, ütle Naistelehele, kuidas sulle meeldis? Väga meeldis, et natukene on küll täna tuuline ilm, aga see ei kõigutanud täna otseses mõttes. Sa tundsid päris julgelt ennast seal üleval? Ja ma olen ühe korra käinud ka veel ja tegelikult tuleb usaldada ennast ju elu hoolde, et juhtub mis iganes juhtub ja vaevalt, et juhtub midagi hulle, et ma ei karda ja ma soovitaks väga tulla, sest see on midagi teistsugust ja inimestel, kes võib-olla ei leia siin linnakäras uut energiat, uusi mõtteid, siis kindlasti tasub taeva alla minna korra neid fantastilisi toite maitsma ja kindlasti hea seltskonnaga mida paremat veel soovida.